Te nimetasite, et arvuti on õppevahend sellisel juhul ja just see ongi TIGÜ eesmärgiks. Et kaotada ära õppeainena arvuti, vaid teha arvutist, kas ütleme meie mõistes hetkel pastakas või minu poolest tahvel. TIGÜ 1996. ID-kaart 2002. Skype 2003. E-hääletamine 2005. E-residentsus 2014. Pronksiööle järgnenud küberrünnakud 2007. Ühtpidi tundub see justkui alles eile. Teistpidi on 30 aasta jooksul nii palju juhtunud, et see on terve ajalugu. Päris pöörane lugu, kas pole. Igatahes on viimane aeg see kõik ühe näitusega kokku võtta ja seetõttu avame me siinsamas Vabamus 19. novembril näituse Miks Eesti? 30 aastaga Eesti NSV-st e-Eestiks. Tegemist on esimese sellise näitusega Eesti Vabariigis üldse, kus me kogu selle poole sajandi pikkuse loo ühes kohas kokku võtame.